kui ma hakkan mõnda loengut näiteks kuulama või on vaja ajuga ja peaga tööd teha, siis väga tihti ma teen sinna ette või siis ka vahepeal somaatilisi harjutusi, kui ma taban ära, et kuidagi hakkab mõistus kinni jooksma, ei taha kuidagi meelde midagi jääda või pea ei tööta, siis somaatilised harjutused aitavad väga hästi ja minu meelest eriti hästi aitavad need väga-väga lihtsad somaatilised harjutused. Et olen seda märganud päris mitmetel kordadel, et inimesed ootavad keerulisi harjutusi ja keerulisi lahendusi, sellepärast et ma ise ka samamoodi olen väga palju arvanud, et kui on hästi keeruline praktika või tehnika, et siis ta on kindlasti väga-väga hea ja töötab väga-väga efektiivselt. Ja kui ma nendesse somaatilistesse praktikatesse rohkem süübima hakkasin, mida me siin ka täna teeme ja tabasin ära, et mis asja, et need on nii lihtsad ju, siis ma märkasin iseendas esimese reaktsioonina pettumust. Minus oli nagu huvitav ootus, et justkui mu meel on see, mis sooviks hambusse saada mingisugust eriti mahlakat tükki, mingisugust mõnusat keerukust, et siis hakkame purema seda ja siis see on kindlasti ülivõimas praktika. Ja üks esimesi somaatilisi tehnikaid, mida ma õppisin, oli ruumis orienteerumine ehk siis oma pilguga ringi vaatamine. See on ju see, kuidas närvisüsteem tegelikult töötab igal hetkel, skaneerides meie väliskeskkonda ja pidevalt ju hinnates seda, kuidas ta tajub, kas see on ohtlik, kas see on turvaline ja vastavalt sellele siis ta ju kohandub ja vastavalt sellele ta muudab seisundit ja see tundus mulle nii veidralt lihtlabane ja siis, kui hakkasin tegema seda, siis tabasin ära, et vau, lihtsuses peitubki nii suur vägi ja nii suur jõud ja kui palju on võimalik iseenda närvisüsteemi reguleerida nende kõige lihtlabasemate, kõige lihtsamate tehnikatega, mida meil on võimalik täiesti märkamatult teha, ükskõik kus me viibime, kas me oleme keskkonnas, kus on meie ümber palju inimesi või oleme üksi, oleme autoroolis või oleme bussipeatuses või oleme kontoris, kus iganes. Ja meil on võimalus kasutada neid väga lihtsaid tehnikaid, mis reaalselt töötavad, kui me vaid neile võimaluse anname. Nii et kohale tulekuks tule oma pilguga sellesse ruumi, kus sa viibid ja hakka mõnusalt aeglaselt ringi vaatama, tähelepanelikult märkama erinevaid esemeid enda ümber. On see siis mööbliese, mis iganes sa näed oma toas või kus sa parasjagu viibid, võib-olla sa oled selles kohas viibinud tuhandeid kordi, aga proovi leida iseendas üles selline pilk, nagu sa näeksid esimest korda neid asju enda ümber. Ja vaata ka lage. Vaata ka selja taha. Ja seeläbi on meil võimalus juba astuda suhtlusesse oma autonoomse närvisüsteemiga, mis on meie kaitsemehhanism. Tema ülesanne on meid hoida elus ja tervena ja läbi oma pilgu. Ja mitte nagu igasuguse tavalise pilgu, vaid pigem sellise tähelepaneliku, teadliku pilgu on meil võimalik oma närvisüsteemile anda
selge signaal, et see, kus me viibime praegusel hetkel, no loodetavasti on see turvaline, et loodetavasti on see ohutu ja vaata kindlasti põrandale, vaata selja taha ehk siis tee oma teadliku, rahuliku, aeglase pilguga iseenda ümber ring peale. Ja kui sa märkad seda tehes näiteks sügavat hingetõmmet või võib-olla tahab haigutus peale tulla, võib-olla märkad, et õlad lähevad iseenesest justkui pehmemaks, siis tea, et sinu närvisüsteem juba vastab sulle. Et tekib selline dialoog sinu ja närvisüsteemi vahel. Ja seda märgata on väga-väga tore. Ja kui sa oled ringi peale teinud oma ümbrusele, siis võid võtta ka hetke, et kuulatada helisid ja mis sa veel teha saad füüsilise kontakti loomiseks selle ruumiga, kus sa viibid. Appi võtta oma kompimise meel ehk siis käed ja puuduta esemeid enda ümber, näiteks laud, kui see on sinu ees või tool, diivan. Sa võid ka püsti tõusta, reaalselt seinasid puudutada, erinevaid tekstuure märgata käte all. Võib-olla on see reljeefne tapeet või jahe, metallne, mõni mööbliese või soe puidust põrand, mis iganes sul käeulatuses on parasjagu, puuduta pindasid ja seda tehes pane tähele tekstuure ja temperatuure. Mm, hea.